4 käpukil. Jaa, sitä iga. No labürint reeglina on midagi taolist, kuhu eriti sisse minna ei juleta, sellepärast et välja saamine vähemalt tundub olevat mitte nii väga kindel. Jah, nii see on. Kas see eeldab siis mingisugust erilist, kas nii-öelda vaimu pealetulekut või mingisugust muud vajadust, millega seoses tavaliselt ei tehta midagi nii ruttu? No tegelikult see seeme pandi idanema juba aasta tagasi ja muidugi selle kõige paremaseks idandamise materjaliks ma pidin palju muid asju kirjutama. Siis ma võtsin kätte pendli, vaat sellega ma teen, see on mu põhitööriiste. Ja siis ma sellega teen muusikat ja kuna aega oli tõesti vähe, siis ma võttisin ühe kavaluse välja ja kratsisin kukalt ja panin siis käed sedasi ja järsku tuli teema. Ja see sai olema leitmotiiviks, aga seda teemat ma olen kasutanud paljudes teisteski teostes ja et asja kiirendada, siis hakkasin läbi kuulama kõik oma eelnevad lugusid. Mul on hästi palju neid, näete, siin on juba 136 oopuses, see on uus teos, mis on lõpetamata. Ja sealt siis Pro-Paatriast ja sealt siis Lõunataevast ja sealt igalt poolt võtsin välja parimad oma teemad, või motiivid erinevatest teostest ja siis otsustasin teha sellise kogli-mogli või koogel-moogel, millest saab siis üks selline ooperimaterjal ehk muusikaline nagu labürint. Aga kuna teema oligi labürint, siis see teema ise jutustab ju rohkem sellistest meie Tallinna linnatänavatest ja erinevatest usulahkudest ja siis pluss veel ka need tornid. On seal Oleviste kirikutorn ja siin on veel Pühavaimu kirik ja et see ongi tegelikult mõeldud just erinevate usulahkude lepitamiseks. See ongi nagu lepitusooper. Ja niimoodi siis sündiski ja siis oli koer Amina, mängis ühe sellise teema ja siis minu noorik Merje Otma, millega ooper tuli ka lõpetada, mis ta oskas ainult ühte ei tea muusikast midagi, ta mängis vähemalt siukest asja. Sellega lõppev ja sellega siis tuli tema tütar Kätli külla ja temal oli ka lapsepõlves selline teema. Ja kui nüüd kõik see moos kokku panna, siis sai päris kiiresti ära ta keedetud. No labürint reeglina on midagi taolist, kuhu eriti sisse minna ei juleta, sellepärast et välja saamine vähemalt tundub olevat mitte nii väga kindel. No mul on õnnestunud ka mitmed päris labürinte sisse õnnistada ja ka see ei olegi mitte midagi muud, kui oma negatiivse energia välja anda just labürindis. Ja seal on just üks niisugune keskpunkt ehk nii-öelda kulminatsiooni lõikepunkt, et sealt siis saab teha endast vabaks, enda puhtaks ja siis tuleb puhta lehena sealt välja. Et see ongi tegelikult nagu see oopergi, kuigi ta küll kõlas rohkem oratooriumi vormis, sest ooper eeldab ka teatavasti ju lavastamist ja toimub ka tegevus, ühe tegelase saimegi tantsi ja see selleks. Aga ta on just nimelt see puhastav energia, selleks ongi ju labürint. See on nagu spiraalne, aga ta kuidagi keerab teisipidi ja täpselt samamoodi nagu spiraalgalaktikad. Need on omati nagu teatud mõttes nagu labürindid, kus keskel on must auk ja tume aine on tema ümber, kes kaitseb seda kosmilist energiat, kui me nüüd kosmosest räägime. Ja nii see sündis. Mainisid ka leppimist. Kas leppimine on ka omamoodi puhastumine? Leppimine on kõige tähtsam ülesanne meil üldse. Vaata, mis praegu maailmas toimub. Küll need Liibüad ja Süüriad ja siis need Tiibetid, Dalai Lama käis nüüd siin
ja täpselt samamoodi on ka, noh, ma olen seda tüüpi niisugune lepitaja tähendab oma sisemuses, et kui ma lähen näiteks katoliku kirikusse, siis ma ei pane seal peaga vastu maad ja vastupidi. Kui ma lähen näiteks Türki, siis ma jälle ei löö risti ette, et kui tullakse mulle külla, siis ei kehtestatakse oma reegleid, vaid mina käitun nende reeglite vastu, mis on see, mis on nende usk, mis on nende tahtmine, mis on nende olemine. Et see on just see sama, et me, kuna see planeet ise on niivõrd pisikene meil, päiksesüsteemist rääkimata veel ja üleüldse kosmosest on kaduv väike, et siin ei ole teist võimalust, kui lepitada. Ja iga usk on püha ja teda tuleb hoida, teda tuleb kaitsta ja keegi teine ei tohi seda rüvetada. Poliitikute suust eriti midagi tarka ja niisugust põhjapanevat kuuleb väga harva. Küll aga tuli Inglismaalt, kui ma ei eksi, mingisugune noot, et selle samase maailmasüsteemi püsima jäämine sõltub suurel määral just sellest, kas inimesed lõpuks ometi suudavad hakata käituma ühe liigi esindajatena või siis jätkavad praegust arutut üksteise hävitamist, nii moraalses kui ka siis asjalikus mõttes. Eks see üksteise hävitamine, see on olnud juba ammustest aegadest ja eks seda juhtub ikka edaspidi. Aga ma arvan, et on olemas üks kosmiline jõud ja ma isegi tean, kus see jõud on, kes hoiab seda planeeti nagu kana oma muna, eks ole, või kuidagi peopesa peal. Et ma ei ole selles mõttes pessimistlik, et meie maa mingisugused jõude lihtsalt ja meie armastuse ja meie lepituse hävitavad. Aga me peame, kuna me elame duaalses maailmas, eks see hea, halb ja kõik nii edasi, et siis tekib selline olukord, et me ei saa üksteisega hakkama. Näiteks me räägime, et kui meil oli siin nüüd hiljuti 20 aastat Eesti taasiseseisvumist, et me ei saa venelastega hakkama. Venelastega me saame väga hästi hakkama, sest venelased on väga siirad inimesed ja tuleb suhtuda nendesse venelastesse, kes panna niimoodi kokku. Et ma näen ka seda, et sealt ei hakka arenema mingit kriisi. Üksikud, ütleme need, kes on, see on paratamatult, see on igas riigis, kaasa arvatud pisikeses Eestis. Kadedus, vihkamine, kurjus, õelus. Aga ikkagi, kuna ma natukene tegelen ka astrogeomeetriaga ja ka sellise, ütleme, olen teinud analüüsi, et headus on ülevalpool, kurjus on allpool, liimes X läheneb altpoolt küll täiusesse ja ülevalpoolt, aga kunagi ei jõua, aga headus jääb ikkagi peale. Kas või osakene, grammikenegi, ja see päästabki meie olukorra. Siit ka see labürindi teema. Urmas ütles, et kogu see asi oli tegelikult teie idee. Peab see paika? Tegelikult oli idee. Aga ma ei nimetaks seda ideeks lihtsalt mõtte. Sest idee see on hoopis teine asi. See on lihtsalt mõtte oli niimoodi, et teha selline vorm, kuna ta on siuke väga huvitav ja see on selleks, aga lihtsalt täitsa omapärane vorm. Ja see on kooriooper, kui räägime ooperist muidugi, siis see on väga harva niimoodi juhtub, et sellised vormid nagu kooriooper üldse esitatakse kuskilt, sest mina tean, nüüd ma tean 2. Üks kirjutas Rodion Ščedrin, Bojarina Morozova ja üks kirjutas Urmas Sisask, minu väga hea sõber ja selle koori ooperi nimeks oli Labürint. Kas see labürint tähistab teie jaoks ka midagi sellist müstilist või on tegemist lihtsalt arhitektuuriga? Ei, see on lihtsalt arhitektuurist asi on väga kaugel. See on väga filosoofiline asi ja ma võin veel
kiita Urmasit, et need sõnad ja muusika, muidu suurepärane muusika, nad lihtsalt langesid kuidagi kokku. Ja nende sõnadest, need sõnad on väga filosoofilised, see sõnad, ma ütleks ausalt, siis seal on patused ja nii edasi. Ja see muusika, nad sattusid kokku, sest sõnad on väga tõsiselt, eks ole, aga muusika suhtes ma ei ütle, ta on siuke lihtne, aga ta on siuke väga meloodiline. Ja see meloodika, mis Urmas tegi, pani nemad sõnad niimoodi mängima, et nad said kuidagi selliseks, et inimesed said aru, millest seal jutt on. See on tänu muusikale. Kust selline koosseis või mõte sellisele koosseisu peale? Koosseis, aga ta on tavaline koosseis, üks ainukene asi, mis oli selline, et nagu kuidagi imelik, võib-olla tundus või imelik, see on Bajan, eks ole, aga see oli selle mõttega, et millegipärast inimesed arvavad selle instrumendi kohta, et ta on siuke, lihtsalt kuskil pulmades mängimiseks ja nii edasi, aga tegelikult see on väga huvitav instrument, väga huvitav, sest Bajani kohta ma võin öelda niimoodi, ega need Bajanid ainult Prantsusmaal olemas ja Venemaal, muu maailmas ei ole, sest on akordionid. Ma ei ütle, et akordion paha või hea, aga Bajani suhtes ma võin öelda niimoodi, tal on väga erinevad tembrid. Ja lihtsalt oli selline mõte, et Eesti publikum lihtsalt saaks teada, et mida saaks selle instrumendiga mängida. Aga ülejäänud, kirikukell, see on siuke juba täitsa tavaline asi, kammerorkester ka tavaline asi, solistid ka tavalised asjad, aga võt see just oli siuke, ütleme, nagu pärl selline. Aga see artistid ise, kes ja muusikud, kas neile tuli auku pähe rääkida või olid nad heal meelel nõus seda esitama, kui nad partituuriga tutvusid? Muidugi olid heal meelel, muidugi. Sest ma ütlen, see on kõigidele oli väga huvitav asi. Ega nemad ei teadnud, mis asi see on üldse on, eks ole. Ja siis, kui sa ei tea, sa ei ole teinud sellest vormi, sellest muusikat, siis on loomulikult sul lihtsalt tekib huvi seda teha. See on täitsa normaalne olukord. Te olete sellega käinud nüüd ka välismaal? Kahjuks mitte. Veel ei ole? Aga kas plaanis on? Plaanis ikka on. Ja üldse plaanis, me rääkisime Urmasiga, kuna see oli kontsertvariant ja plaanis on niimoodi teha lavastus sellest asjast. See on muidugi tulevikus. Seda peab mõtlema, peab planeerima. See on päris mitu asju ja sellega tuleb ära teha. Nii et sellest on loota veel, et sellest muusikateosest tuleb veel midagi omakorda, mis kasvab ja areneb? Loomulikult. Ega me ei teinud seda selleks, et ühe korra lihtsalt teha esetekanne ja loomulikult see peab ellu jääma. See on täitsa normaalne.